I, S, S, I, I, S, E. E, L. No ma ei tea, mis siis veel? Tervitan Marta stuudios Moostekandi meest, kes täna meile kuulajatele räägib ühest põnevast reisist. Nimelt siis oli Hendrik Hinrikusel võimalik kaasas käia Lõuna-Koreas tantsurühmaga Tarbatu. Tervist, loodan, et kohe siis nüüd kuuleme lähemalt, kus kandis sa täpselt käisid? Tervist, käisime Cheonani linnas, ehk siis Seoulist 100 kilomeetri kaugusel. Seal toimus siis maailma tantsufestival. Ja nagu sa mulle siin varem jutustasid, siis see nägi välja umbes nii, et oli kokku tulnud tõesti üle maailma erinevaid tantsutruppe. Kõik, kes esitasid oma autentseid tantse, võimalikult autentsed muusikasaatel. Mis sinu roll seal oli? Mind võeti kaasa kui siis lõõtsameest, juhul kui läheb vaja elavat muusikat, et siis on see kohe võtta. Et ma olin siis niimoodi valmis olekus ja siis, kus seda vaja läks, kindlasti oli siis Püstijalu rongkäigus, kus siis polnud muusika võimalust ja seal siis sai lõõtsa mängitud. Kuidas publik vastu võttis Eesti ja Eestile autentse lõõtsa? Väga hästi, juba sellise väljakutsuva välimuse tõttu taheti pilti teha, mitte minu pärast, vaid pilli pärast. Kindlasti jäi kõla neile kõrvu, et ei ole nagu tavaline akordion. Ütlen ka vahepeal infoks ära, et seal riikide vahel toimus siis võistlus. Tartu rühm jõudis finaali, aga paraku ei võitnud. Muide, kes võitis? Türgi. Selles mõttes tundub naljakas, et kuidas me võrdleme nagu erinevaid kultuure. Kuidas me paneme ritta erinevaid kultuurid ja siis võitleme, et kelle rahvatants nüüd parem on. Jah, täpselt, et seda oli tõesti raske hinnata, et iirlased tegid oma seda teada-tuntud nii-öelda hüplemistantsu, steppimist ja siis Türgil oli selline kätes kinni tants, ikka kõrged punased mütsid peas. Jah, tehniliselt lihtsam tants, aga rahvale meeldis. Ju siis vaadati ikka, kuidas publik kaasa elab ja see oli üllatav. Mitu lõunakorealast nüüd Kaerajaani oskab? Kas te jõudsite õpetada mõndadele? Ütleme, et 50 sellist keskealist naist. Seal oli üks zumba-tantsijate rühm, kes siis, meil tuli tänaval selline battle, võistlus siis, et kes siis paremini tantsib ja siis alguses tegid nemad oma zumba-tantse, seal on ju makareenad tegid seal ja siis eestlased pidid püüdma seda vastu tantsida ja siis pandi meie muusika peale ja siis nemad pidid Kaerajaani vastu tantsima meile. Et tuli selline võistlusmoment. Kes selle võitis? Meile raske hinnata. Jah, ei, see ei viiki. Lähme sinna rongkäiku veel tagasi. Kui rääkisime sellest ilusast lõõtsast, mis sul täna ka stuudiosse kaasa on võetud ja hiljem kuuleme natuke ka, mis häält see teeb. Kui ma püüan seda kirjeldada, siis ta tõesti, kui see lahti tõmmata, see on selline ilus erkpunane värv ja uhked metallist nikerdused külgedel. Mis veel pilku püüdis Eesti rahvariide teki? Jah, täpselt, et inimesed olid lummatud meie rahvariietest ja tahtsid siis pilti teha meie rahvatantsijatega, siis eriti siis lapsed. Et oli ka selline moment, kus siis lapsed tulid pilti tegema meiega, need oli kohe mitu rühma, et lõpuks oli selline 50-meetrine järjekord. Mitme pildi peal sinu lõõts on? Lugematu arv, jah? Jah, täpselt. Kui me räägime sellest festivalist, siis see vältas umbes 5 päeva. Jah. Ja koha peal töötas 7, nii et kerge matemaatika ütleb, et paar päeva oli teil aega seal äkki ringi ka vaadata. Kus te käisite? Jah, käisime siis selliseid muuseumeid ja templeid külastamas. Ka Buda kuju juures käisime, mis kaalub 60 tonni ja on ikka selline 15 meetrit kõrge. Kuivõrd, loomulikult sellistes pühakohtades käies on see kultuuri ja kohaliku selline eripärade tunnetamine kindlasti tugevam. Aga kui me läheme näiteks linna, majade ehitustüübid kindlasti erinevad ka, aga kuidas üldiselt paistsid, kas sulle tundus, et sa oled sattunud täiesti sootuks teise maailma jakku? Kesklinnas seda tunnet ei tekkinud, seal olid ikka kõrged ilusad hooned, tänavad puhtad, hästi ikka läänelik, aga ikkagi olid äärelinnas, siis ikka oli seda õiget asja näha, mida näed ainult telekast muidu. Iseloomulikud lõhnad tänavatel, ei olnud tänavad puhtad. Hästi palju väikseid kauplusi, äärelinnades ei olnud suuri kaubanduskeskusi, nagu meil Eestis võib näha, et
et ühe inimese kohta on liiga palju kaubanduskeskusi meil, et seal olid pigem siis väikeettevõtjad, kel olid ka oma need produktid siis tänavale toodud ja vaatasid seal, läksid poodi. Nii et Souli kesklinnast niivõrd kultuuri ei saanud, aga kas oli teil aega sisse astuda Korea kööki? Jah, oli. Nii, millised muljed sealt on? Mis te proovisite seal? Et nimetusi ei oska nimetada, et mis need toitude nimed olid, aga näiteks, et mida meie oleme harjunud praena sööma, siis seal oli see kindlasti mingi leeme sees, selline supitaoline. Ütlemegi, et ribiliha oli siis supi sees, kohalike seentega, sellised seened, mis meil kasvavad pigem puu peal, aga seal olid nad täitsa söödavad ja head. Ja muidugi hästi chillised toidud, et teravad. Ka võttis õhetama iga toit. Aga kui meile prooviti pakkuda alguses läänelikku toitu, et äkki me ei söö muidu üldse, et see alguses toodi meile pitsasid. Ja pitsadega oli ka selline huvitav asi, et kõige lihtsam loogika oligi seal toitudel see, et mis meil on magus, on seal soolane ja vastupidi. Ja pitsagis oligi selline asi, et peal oli ikka juust ja nägid seal, et on ka vorstitukid ja hakkad sööma, tunned kartulipuder on pitsa peal ja see on magus. Aga muud asjad ikka soolased. Sööd siis lõpuni ära ja siis, kus siis on pitsa äär, ehk siis tainast näha, tolle sees on siis keedukreem, samuti magus. Ehk siis soolane söök ja magustoit ühes. Väga mugav, et magustoitu tellima ei peagi enam. Täpselt. Liigume tagasi siis sinna festivalile. Milline see festivali publik oli? See käis läbi üle 1 miljoni inimese vaatamas neid tantse ja kultuure. Kuidas Eestile reageeriti? Mida need emotsioonid olid? Eesti oli selles suhtes tubli, et nad panid igasse kavva nii ilusaid tantse kui ka siis hoogsaid polkasid. Et seal oli ka anti 10-minutiline aeg, et nüüd tantsiga ja see oli kõike näha, et lood vahetusid. Ja kui oli ikka ilus selline hingestatud tants, siis ikka publik nuttis ja elas kaasa. Ja nii kui läks polkaks, siis ikka plaksutati ja ikka tekitati furoori rahvas. Ja need olid need kohalikud inimesed, kes seda kõike nautisid? Jah. Enamalt kohalikud. Kas kujunes välja mingisugune lemmiklugu ka, mida kõige rohkem telliti ja mille mängimisest sul võib-olla tüdimus juba tekkis? Või lõõtsamängust ei saa vist kunagi tüdimus tekkida, eks? Jah, ei saa. Meil oli, kus riietumistelgid olid, kõrval telgis olid Brasiilia tantsijad. Mängisin siis telgis lõõtsa, niisama tuju üleval hoidmiseks ja siis mängisin ühe tuntud raadiohitti nimega Nossa. Ja vot siis olid Brasiilia tantsijad meie telgis ja tantsisid, laulsid, filmisid ja pärast natukene mõtlesin, et millest see tulenes, aga Nossat ju lauliski Brasiilia laulja, Delo. Mis sellelt reisilt kaasa võtta? No sa olid kaasa kutsutud kui ikkagi professionaalne lõõtsamängija, aga käi ära niivõrd kaugel, näha niivõrd teistsuguseid inimesi. Tagasi teel lennukis, kuidas sa selle enda jaoks kokku võtsid? Lennukis tagasi teel ütlesin seda, et igas riigis on ikkagi kõik ühiskonna kihid esindatud. Tänaval nägid ikka rõõmsad inimesi, kurbi inimesi. Elatustase oli sarnane, oli uhkeid autosid, oli romusid. Maailm oma kirevuses on igal pool üsna sarnane. Jah, ja kõik riigid, kes kohal olid, et kõik olid hästi rõõmsameelsed ja ainult positiivsed emotsioonid, et isegi kui nendesse teistesse riikidesse minna kunagi, kes seal olid esindatud, et siis saad julgelt minna teada, et ka seal on häid inimesi. Mis loo sa meile täna mängida tahaksid? Midagi lauluga. Mängin siis loo nimega Suvitusmaja, mis räägib üksikust rändurist, kes ei leidnud mitte kunagi õnne. Seal metsa all seisis üks suvitusmaja, kus laulmas oli lindude koor. Linnukene oksa peal peesakest puunus, ise viilistas viisakat viib. Linnukene oksa peal peesakest puunus, ise viilistas viisakat viib. Sinna tuli üks rändaja, nukker tema nägu, jäi seisatama pärnapuu all. Linn
linnukene laulis, mis rändaja jagu, aga seegi ei meeldinud tal. Linnukene laulis, mis rändaja jagu, aga seegi ei meeldinud tal. Aga maha mind jätsivad isa ja ema, õde venda ei olegi mul. Kallim, kelle pilti oma rinnal mina kandsin, läks ära ja unustas mind. Kallim, kelle pilti oma rinnal mina kandsin, läks ära ja unustas mind. Aga õnne siit ilmast ei ole mina leidnud, kõigist hüljat ja üksinda maa. Seda minul näitavad pisarad palgeil, et siit ilmast mina õnne ei saa. Seda minul näitavad pisarad palgeil, et siit ilmast mina õnne ei saa. Sellised olidki siis Moostest pärit lõõtsamehe Henrik Hindrikuse muljed Lõuna-Korea reisist. Saade, mis siis veel tänaseks lõpetab, kuid on homme juba taas Marta raadio eetris. Ikka kell 15.15. Jääme kuulmiseni. I, S, S, I, I, S, V, E, E, L. No ma ei tea, mis siis veel?